Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2017. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded ehk siis kokku 7 ülesannet. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7., aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Ülesanne 1. Tuleb lihtsustada selline avaldis ning pärast arvutada selle väärtus, kui x on -4 ja y on 10. Teeme sulud siin tehtes ükshaaval lahti, alustades esimese 2 suluga. Nagu näete, siin on valemit näha, ehk siis korrutades läbi need, saame 4x ruut -9 y ruudus. Rohkem edasi minna ei saa, nii et lähme 3. sulu juurde. Korrutame jällegi sulud üksteisega läbi ning saame vastuseks 16x ruudus pluss 24 xy pluss 9 y ruudus. Viimane sulg on väga lihtne, tuleb sulu ees oleva liikmega korrutada mõlemat arvu sulus ning saame 25 xy miinus 5x ruutu. Nüüd, kui sulud on meil lahti tehtud, paneme need algsesse tehtesse tagasi. Kindlasti vaata teist poolt tehed, et sa seda miinust seal ei unusta, kuna märgid muutuvad sellega. Vastuseks saame 25 x ruut miinus xy. Järgmiseks oli vaja leida avaldise väärtus, kui meil oli antud x'i ja y väärtused. Pannes arvud avaldisse saame vastuseks 440 ning sellega ka lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. Kaupluses on allahindlus, näiteks 1 kilogramm apelsine maksab 84 senti, mis moodustab 70% apelsinide esialgsest hinnast. Ananasse, mis maksid enne allahindlust 1,56 eurot kilogramm, müüakse 25% võrra odavamalt. Ning 1 kilogramm viinamarju maksis enne allahindlust 3,5 eurot ja pärast allahindlust 2,59 eurot. Esimene küsimus tahab teada, mis oli apelsinide kilogrammi hind enne allahindlust. Kuna praegune hind on 70% algselt, peame jagama selle arvu protsendiga. Vastuseks saame 120 senti ehk 1,2 eurot. Järgmisena peame arvutama, mis on ananasside kilogrammi hind. Kuna neid müüakse 25% võrra odavamalt, korrutame algset hinda 0,75-ga ning saame täpse vastuse 1,17 eurot. Kolmandaks küsitakse, mitme protsendi võrra odavamalt müüakse viinamarju. Selle leidmiseks algselt jagame allahindluse hinna alghinnaga ning et leida seda protsenti, peame 100% lahutama 74%, mis saime ning vastuseks tuleb 26%. Viimane küsimus ütleb, et Merle ostab allahindluselt 2 kilogrammi viinamarju ja tahetakse teada, palju raha ta säästab. Mina algselt arvutaksin täishinna, mis tuleb 7 eurot ja siis allahindlusega hinna, mis tuleb 5 eurot ja 18 senti. Lahutame need üksteisest, et leida, palju ta säästab ja selleks tuleb 1 euro ja 82 senti. Ning see oli ka lõpuvastus sellele ülesandele. Ülesanne 3. Meil palutakse lahendada need 2 võrrandit ja pärast arvutada nende võrrandite kõikide lahendite absoluutväärtuste summa. Võtame ette esimese võrrandi. Ühiseks nimetajaks siin on 42, ehk siis esimest murdu peab korrutama 6-ga, teist 14-ga ja viimast 42-ga. Korrutame sulud lahti ning liidame ka ühised arvud kokku. X-i vastus tuleb 0,5. Teeme ka teise võrrandi. Kuna see on ruutvõrrand, saame kasutada lahendi valemit. Paneme arvud sisse ning korrutame need ka läbi. Esimene X-i väärtus tuleb 2 ja teine X-i väärtus tuleb miinus 0,5. Peame ka leidma nende X-ide absoluutväärtuste summa. Kui te tea, mis see absoluutväärtus on, siis kõik negatiivsed arvud lähevad alati positiivseks. Liidame need arvud kokku ja saame vastuseks 3. Sellega ka lõppes 3. ülesanne. Ülesanne 4. Joonisel on ristkülik ABCD ja ruut ACEF. Ristküliku üks kulg on teisest 7 detsimeetri võrra pikem ja ristküliku ümbermõõt on 34 detsimeetrit. Ma täiendaksin ka kohe joonist, kui väiksem külg on X, siis pikim külg on X pluss 7. Esimese asjana ma üldse leiaks X-i väärtuse ehk mõlemad küljed. Me teame, et ümbermõõt on 34 detsimeetrit, ümbermõõdu valem on 2 korda sulgudes A pluss B, panna meie väärtused sulgudesse oleks X pluss 7, paneme selle tehte võrduma 34-ga ning saame ka lahti sulgudest. Viime arvu paremale poole ning saame ka teada väärtused. A ehk väiksem külg on 5 detsimeetrit ja B ehk pikim külg on 12 detsimeetrit. Nüüd saame leida esimest punkti ehk diagonaali AC. Selleks kasutame Pythagorase teoreemi.
Sisestame arvud valemisse ning saame diagonaali väärtuseks 13 detsimeetrit. Järgmisena tahetakse teada ABCD pindala. Selleks kasutame ristkülliku pindala valemit ning saame vastuseks 60 ruutdetsimeetrit. ACEF pindala leidmiseks peame diagonaali panema ruutu. Selle vastus tuleb aga 169 ruutdetsimeetrit. Viimane küsimus küsib, et leiaksime viirutatud kujundi ADCEF pindala. Et leida see, tuleks algselt arvutada ADC kolmnurga pindala. Selle vastus tuleb 30 ruutdetsimeetrit. Nüüd peame ainult lahutama ruudu pindalast kolmnurga pindala ja vastuseks saame 139 ruutdetsimeetrit. See oli ka lõppvastus. Ülesanne 5. 8 väliselt ühesuguse numbrikaardi abil moodustati tänane kuupäev. Kaardid pöörati ringi ja segati. Segatud kaartide hulgast võeti juhuslikult üks kaart, vaadati sellele kirjutatud numbrit ja pandi tagasi. Esimeseks asjaks peame arvutama tõenäosuse, et võetud kaardil oli arv 7. Kokku numbrikaarte on 8 ja 7 nendest 2. Vastus ongi 2 kaheksandikku ehk 1 neljandik. Teiseks tõenäosus, et kaardil oli algarv. Algarvud on naturaalarvud, mis on suuremad kui 1 ja jaguvad ainult ühe või iseendaga. Siin nendeks on 2 ja 7. Neid arve on kokku 3, ehk siis 3 kaheksandikku on see vastus. Järgmiseks on arv 3. Kuna siin pole 3 kusagil, on see tõenäosus 0 ehk võimatu juhtum. Ning neljandaks, et arv, mis on väiksem kui 8, nagu näha, kõik arvud on siin alla 8, ehk siis tõenäosus on 1. Teiseks peame täitma joonise põhjal sagedustabeli ja lõpetama sagedustabelile vastava sektordiagrammi. Sagedus on lihtsalt see, mitu sellist arvu on ning sektordiagrammil tuli igat sageduse arvu korrutada 2-ga, sest sektoreid on seal 16. Sellega ka lõppes 5. ülesanne. Nüüdseks oleme jõudnud valikülesannete juurde. Ülesanne 6. Joonisel on ruutfunktsioon y võrdub -x ruut -2 graafik. Punkt A on antud ruutfunktsiooni graafiku haripunkt. Märgi joonisele punkt A. Paneme selle punkti ära. Järgmiseks punkt C on funktsiooni y võrdub -x ruudus -2x + 3 graafiku haripunkt ning punktid B ja D on selle funktsiooni graafiku ja x teljelõikepunktid. Arvuta punktide B, C ja D koordinaadid. Et leida selle funktsiooni haripunkt, leiame alguses x-i haripunkti valemiga. Vastuseks saame -1. Paneme selle -1 nüüd algsesse tehtesse ja y vastuseks tuleb 4. Ehk siis haripunkt C asub -1 ja 4. Järgmiseks arvutame välja nullkohad. Selleks peame kasutama jällegist lahendi valemit. Paneme arvud sisse ning korrutame läbi. Esimese x tuleb -3 ja teine x tuleb 1. Märgime need punktid ka joonisele. Neljandaks tuleb joonistada nelinurk ABCD ja arvutada selle pindala. Mina näen siin 2 kolmnurka, mille pindalad saame kokku liita, et leida täispindala. Kolmnurga pindala valem on alus korda kõrgus jagatud 2-ga. Suurema kolmnurga pindalaks saame 8 ruutühikut ning väiksema kolmnurga pindalaks saame 4 ruutühikut. Liidame kokku ja saame 12 ruutühikut vastuseks. Sellega ka lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. Tehas villib mahla 2 erineva suurusega ristahukakujulistesse pakenditesse. Ühe pakendi põhiservad on 5,7 cm ja 9,2 cm ning kõrgus 19,5 cm. Teise pakendi põhiservad on 0,6 detsimeetrit ja 0,42 detsimeetrit ning kõrgus 0,8 detsimeetrit. Esiteks küsitakse, mitu liitrit mahla mahub väiksemasse pakendisse ja mitu liitrit mahla mahub suuremasse pakendisse. Vastuseks ümardaksime kümnendikeni. Ruumala valem on A korda B korda C. Paneme arvud valemisse ning saame 1022 kuupsentimeetrit ja ümardame selle 1 liitri peale. Teise pakendi ruumalaks tuleb 0,2016 kuupdetsimeetrit ehk ümardades 0,2 liitrit. Teiseks küsitakse, kas suurema pakendi valmistamiseks kulub 5 korda rohkem materjali kui väiksema pakendi valmistamiseks. Et leida, kas see on tõsi, leiame mõlema pakendi pindalad. Pindala valem on 2 korda sulgudes AB plus AC plus BC. Esimese pindalaks tuleb 685,98 ruutsentimeetrit. Teise pindalaks tuleb 2,136 ruutdetsimeetrit ehk 213,6 ruutsentimeetrit. Korrutame selle arvu 5-ga
ja näeme, et selle valmistamiseks ei lähe 5 korda rohkem materjali. Sellega on 2017 matemaatika põhikooli eksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kas või natukene kasu õppimiseks. Mul on kavas veel mõned eksamid lahendada põhikooli jaoks, nii et kindlasti hoidke silmad lahti. Pange like, kui teile meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas sellest oli teile abi ja selline uus videoformaat teile meeldis. Kuniks järgmise videoni, nägemist!